Tänases meistrinurgas otsustasin ma vaadata ja jagada teiega oma mõtteid selle üle, kuidas teha näiteks sellist nii-öelda harkjalgadega riiulit endale koju. Kõigepealt võtke 2 latti ja ma panen need ülevalt siit omavahel kokku. Selliselt, et ma saaksin natukene neid veel reguleerida ja liigutada. Pitskruvi siia vahele. Nüüd ta on täiesti valmis harkjalge ja ma saan siin juba mingeid märkimistöid teha. Ma teen siit praegu selle märke nagu ülevalt poolt ära. Ma kannan ta pärast alla ringi ja märgin ka siia ülesse õige lõikenurga. Panete eeldatava nurga siia peale ja kui me täpselt mõõta ei saa, siis mina teen tavaliselt 2 või 3 lõiget. Esimese lõike kuskilt kaugemat. Nii. Ja kui me nüüd vaatame, siis praktiliselt mul õnnestus esimesel katsel see saag paika panna. Kui pisut parandada, siis niisugune väikene pool kraadi veel ja teeme uue lõike. Nüüd testituna tuli nagu paremini välja. Praktiliselt vahet ei ole ja võime võtta mõõdu pealt. Siin tuleb vaadata, et tõepoolest te lõikate sama nurga all. Tihtipeale on oht see, et lõigatakse nagu vale nurga all teistpidi ja siis lähevad nagu asjad halvasti. Tõesti sama nurka ülevalt. Nagu pikkus on käes, saame ära teha sama tööga teise liistuga. Nüüd märgime mõõdud ringi. Vaadake siin, et õigele poole märgite. Täpselt otsad kohakuti, pikkusmõõt peale. Saagimise juures pidage meeles, et joon on täpne pikkus, see tähendab saagimisel joon peab jääma terveks. No nii, ja kui nüüd on mõlemad detailid välja saadetud, siis vaatame, kas nad sobivad. Tähtis on see, et nad istuvad ühtlaselt korralikult maha. Me saame mõõta siit lihtsalt selle jalgade vahe pikkust. Ja kui me nüüd veel kord ära fikseerime, pitskruvi peale. Ja nüüd oleks vaja siis määrata ära kõrgused, kuhu ja kui kõrgele mitmele tasemele me paneme riiuli vaheplaadid. Selleks vaja siis mõõdulinti esmalt. Ma panen hetkel orienteeruva kõrguse, ma panen ette märke tegemiseks sinna teie poole ja ma teen märke ainult siia serva peale natukene. Need märked teeme siis seepärast siia peale, et oleks võimalik siia külje pealt sisse saagida vaas toeliistudele, mille peale siis hiljem toetame juba selle riiuli kilbi. Meil on plaanis teha selline süvend sisselõige siia umbes sellise kujuga. Selleks, et see korralikult nüüd õnnestuks, tuleb mul sae saagimissügavus ära reguleerida. Me laseme lihtsalt sae teatud sügavusele. Näete, rohkem ta sügavale enam ei lähe. Nii, kuna meil siia jalgade vahele selleks põikliistuks tuleb sama profiil, siis teeme omale teise märke. Seda on nüüd praegu hea teha. Paneme ta siia vastavalt joonele peale, et ta ilusti tiukalt sisse istuks ja kui need nii-öelda sälgutamised on tehtud, siis võite selle põhja viimaseks puhastamiseks lihtsalt detaili siin saekette all edasi-tagasi liigutada. Ja näete, tuli praktiliselt täiesti puhta põhjapinnaga selline pooltapp. Vaatame, kuidas see detail meile siia sisse sobib. Väga täpselt õnnestus ja nüüd siis tuleb kogu protsessi korrata, kuni kõik tapipesad on sees ja korrata veel kord, et me saame 2 jalaharki valmis. Meelest tuleb pidada seda, et teise külje tegemisel ja lõikamisel siis tuleb muuta sae suunda. Ning selle riiuli tegemine loomulikult on natukene pikem protsess, kui me täna ja praegu jõudsime läbi käia, kuid minu meelest on ta kõige keerukam, mille tegemine. Kui ennem ei ole teinud, siis vajab natukene mõtisklemist.